valentinipäeval just ja sellega mul on hea luu rääkida, et ma suht mingi, siis ma olin mingi üksi kodus olin ja siis ma mingi hakkasin täiega nutma hakkasin, siis ma mõtlesin, et huvitav, kas keegi mind ei võikski armastada. Aga see ei olnud üldse nii hull, et ma mingi... Jaa, okei, ma olen valaline ja nii kurb nutamine, nii kurb, ma olen üksi. Siis ma chill oli, ma mingi... Ma hakkasin koristama, mul oli tegevus külmalt fun oli. Ma hakkasin koristama, sest et... Mulle lihtsalt meeldis eksida inimesi, kes on nii räpane. Samas ma hakkasin nagu mõtlema ka selle peale, et kes ma üldse olen selline, et ma iseenda kohta nii kõrgeid standardeid sean. Ja siis ma vaikse koristamine jäi. Ja selles suhtes kõik masturbeerivad, normaalne, kõik paha, ei ole mingi kurb asi. Tegelikult ma tahaksin kohal pöörda otseselt Prisma poole, et miks te valetate inimestele? Miks te valetate? Oli lubadus, kondoomid -25% ja kellegi ikka leiad. Kus ta on siis? Suhteliselt, et ainus, kelle ma leidsin, oli mu 10 aastat vana flashlight mu öökapist. Keegi ei tea, mis asi see on, see on nagu, nagu flashlight on nagu taskulamp on ju, mille sees ei ole mitte, seal ei ole midagi sees vist on ju, see on lihtsalt taskulamp on ju, aga siis on flashlight, seal sees on nagu liha või nagu, see on nagu vagiina on seal sees. Ja nagu kõigil on siuke asi kapis, normaalne kõik samastuvad. Ja temaga on selles suhtes lihtne, et tal ei ole üldse mingi kõrgeid standardeid minu osas. Ta on jumal suva, kui ma räppana olen selles suhtes, et ta pole ise ka pesnud ennast mingi 10 aastat. Aga tagasi tulles Rimi juurde, siis ma olen jumal... Vabandust, et kaotas kohtusse. Prisma juurde tagasi tulles, siis Prisma lubadus. Ma olen jumal ekstaasis, kui ma seda reklaami nägin valentipäeva õhtul, et kommidega toomid -25, kellegi ikka leiad. Siis ma olin juba nii elevil, et oh shit, siin on kõik kogunevad, kõik valasid on kogunenud Prismasse ju. Kõik saavad. Ja ma läksin jumal kiiresti Prismasse. Siis ma ostsin neid kommikarbi ostsin ja siis ostsin neid just maitsega kondoomi ja asju ja siis ma neid lutsutasin seal ja siis ma kommikarbi ma hakkan labama muidugi, siis ma tahtsin tüdrukule kinkida selle. Ja aga siis ma hakkasin ümberringi vaatama, et ühtegi inimest nagu ei ole enam. Kus kõik on? Kellegi ei ole, kõigil lubati ju. Ja ma läksin selle turvamehe juurde ja küsisin, et kus kõik on? Mis toimub? Reklaam lubas ju nagu, et siis ta ütles, et oi kurat, jah, sa olid hiljas. Tund aega tagasi kõik olid siin ja kõik said. Aga ma lohutasin selles suhtes, et kui sina oleks ka tulnud, siis oleks niikuinii olnud paritu arv mehi ja naisi. Sa oleks niikuinii ilma jäänud. Ja ma ei võtnud seda üldse südamesse. See üldse ei häiri mind. Ja kõik on okei. Ma liigun lõbusalt teemad edasi, sest ma ei ole mingit nalja siin, midagi on tõsist, kõik pole päris emotsioon. Tegelikult ma lõbusalt teevad Tinder näiteks, Tinder on jumala äge koht, kus käia on ju, igasugused erinevad inimesed tutvuda, täiega fun place nagu, aga mitte küll minu jaoks. Sest et ma nagu ei oskagi öelda, mis nagu toimub, aga ma nagu ei saa seal match'i, aga nagu ma lihtsalt nagu ei, nad nagu ei pühi õigele poole mind nagu. Et nagu mitused naist ma olen nagu läbi käinud ja siis nagu
see on nagu veits nagu keskkool. Kõik nagu kordub uuesti 10 aastat hiljem. Ja siis mul oleks nagu justkui kõik olemas. Mul on see pildid, mis mul on seal. Esimene pilt mul on see, kus kodus tehtud siuke kurva, tõsise näoga selfie. Mitte millegi taustal. Mees peab tõsine olema. See on üks asi. Mitte mingit emotsiooni. Okei, valetan, mingi emotsioon seal olid, et mul oli silmad olid natuke läikivad, siis ma ei nutnud enne seda tükk aega. Aga see näitab naistele, et see mees pole mitte ainult tõsine, vaid ta oskab olla ka õrn õieke. Ja jah, see on esimene pilt. Teine pilt, mis on superpilt, on see, kus ma väikse vennaga olen reisil. Mis on väga vinge, ma ikka reisin oma väikse vennaga koos, see on nagu lõbus, fun. Ja või no vanuse poolest jah, pildi pealt võiks olla vabalt nagu mu poeg. Nagu mu enda poeg, mitte mingi väike vend lihtsalt. Et see peaks ka nagu väga peale minema. Ja kolmas pilt, ma arvan, sellele on kõige uhkem, see on lihtsalt kasiinos tehtud pilt, kus ma olen pokkeri laua taga. Ja ma olen nagu siuke õrn naeratus, rõõmus olen, okei, mitte nii õrn naeratus, siuke rohkem nagu siuke väga, no pigem natuke psühhopaatiliseks poole kalduv naeratus, mis on nagu, saadab see sõnumi naistele, mida ma loodan, on see, et hei, ainus rõõm mu elus siin on hasartmängud. Tule võta mind. Ja minu arust on väga suur pluss on mu see intro tekst või about me, ma olen väga aus seal. Ma arvan, et see on number 1 asi, olge väga ausad. Ma kirjutasin ka, et mulle meeldib inimesi naermada. Tegelen hobi korras stand-upiga. Aga olge valmis, hakkate kuulma väga palju lamedaid nalju, mis ajapikku igasuguse algse atraktiivsuse muudavad. Algne atraktiivsus muutub ajapikku sügavaks kahetsuseks. Sest te hakkate vaikselt aru saama, et ma ei olegi üldse naljakas. Aga selleks hetkeks olete te ilmselt juba rase ja on liiga hilja aborti teha. Ja ma ütlesin, et see on jumala hea asi, kui võrras naine nagu tuleb vaatab mu profiili, okei, julge mees, see mees juba, ma ei tunne absoluutselt seda inimest, täiesti võrras inimene, aga ta juba rasestab mu ette ära. See on nagu täielik maagia. Nagu ehtne Jürgen Pever ju. Ja samas ta on ka abordivastane. Ta on meil väiksed lapsed. Ta ei sunnigi mind aborti tegema üldse, kui isegi juhtub õnnetus. Ta on nagu ehtne Martin Blaaser, see maadleja. Tõeline mees ju. Maagia, maadleja. Issand, mida veel kõik tahta. Ja ma tegelikult hakkasin vaikselt neid pilti kokku panema, et mis mulje ma jätan inimestele, kui nad näevad seda profiili ja miks mul ei ole seal ühtegi matchi. Ja ma sain aru, et kas on äkki mingi viga ja ma sain aru, et nope. Ilmselgelt on mingi tehniline probleem Tinderis lihtsalt. Minu kasutajaga mingi tehniline probleem. Ja ma kirjutasin kliendi toele ka, kirjutasin, et kuulge, mis toimub? Mul enda vanaema on ka öelnud mitu korda mu elu jooksul, et see ei ole üldse nagu kole poiss. Ma tahaks näha, kuidas nad selle fakti ümber muudavad või mida nad nüüd selle kohta öelda on. Ja ma juba tean, mida ma kahju tasuks ka nõuan, sest kindlasti ma arvan, vabandavad mu ees, nagu midagi ma valesti lihtsalt. Ma nõuan vähemalt 10 supermodelli välimusega naist, kellel oleks imeline humor meile vähemalt 2000 eurone igakuine sissetulek, et suudaks mind ülal pidada. Ja nad vastu vaidlemata peab mind laikima Tinderis ka. Need on nagu minu nõudmised. Tegelikult, kusjuures mul on mõni üksik match mul on siiski olnud. Aga nad kadusid väga kiiresti ära. Et tuleb välja, et see ei ole nagu hea viis naisi välja kutsuda, kui sa hästi kiirelt asja juurde ütled, et hei, tule minuga välja. Ma ei ole kodutu psühhopaat. Tõsiselt. Palun usu mind. Hea, et selles helgist räägitud. Aga ma nagu ei lasknud midagi vastata, enne kui ma need kõik read lasin. Ja siis need 2 naist ei ole pärast seda midagi öelnud enam. Aga siis on veel need ka vist on 1 või 2 tükki olnud, kes nagu reede õhtul panevad nagu sõbraks. Ja siis nagu ei vasta enam laupäeva hommikul. Ja siis ma mõtlesin, et äkki see on see, et nad nagu kahetsed laupäeva hommikul, et nad ärkavad vaata kuskil mingis võrras voodis, on ju. Ja siis võtavad oma telefoni kätte ja vaatavad, et issand jumal. Mingi tüüp on mulle like pannud lihtsalt siia. Kirjutab mulle, hei. Mis mõttes nagu mingi võõras interneti tüüp kirjutab mulle lihtsalt hei. Oh my god. Kuule, sina siin kõrval. Ärka üles, vaata. Mis su nimi üldse on? Vahet pole. Sa olid ikkagi väljas minuga koos ja sa oled normaalne mees, ma nägin, sa jõid.
aga see tüüp, see võis mulle kirjutada täitsa kaine peaga lihtsalt hei, OMG nagu rõve. Aga tead mis, äkki me nüüd unmatch. Kuule, mis sa arvad, kui teeks nüüd round 2 ka võib-olla? Ja siis kas kondoomiga või ilma? Ütleme 3 peal koos. 1, 2, 3. Ilma! Oh my god, sa ütlesid ka ilma, issand, täiega nagu soulmates. Oh my god. Olgu, aitäh, see oli kõik minu poolt.